mis hetkest sa hakkasid nii-öelda just nagu embrace'ima ja väärtustama nagu oma sellist nii-öelda multikultuurilist tausta? No, halvad uudised sulle sellest, et see ei ole nagu üldse vähem. Ega selles mõttes terve aeg, mis ma seal olin, see oli see nii-öelda mask, mida ma kandsin. See oli täpselt see iga ka ju. Ja see on väga see iga, nagu sellepärast sa ei saa olla 16 ja mingi mitte olla teemas, nagu see on välistatud. Aga siis, kui ma tulin nagu Eestisse, siis see oli hästi naljakas. Siis ma kogesin vastupidist nagu... Et kõik on mingi Austraaliast tulnud mingi nagu, kes ta arvab, et ja siis ma ei mingi, igat pidivad kaotaja. Nagu, et lihtsalt nagu kas... Ei saa võita mitte kuskil. Oma peas ma nagu mõtlesin, et ülija, ma lähen tagasi koju. Need on minu inimesed, see on minu spot, ma tean seal kõike, kõik on ülija. Ja siis ma tõin siia ja kõik sõbrad, kes mul olid olnud, kõik, isegi mingid sõbrad olid mingi, nagu, et ja mul ei olnudki enam sõpra, mul ei olnudki enam, nagu, ja siis mingi, et okei, et ülipõnev, et mis ma nüüd teen, et mul ei ole mingid kolmandat valikut, kuhu minna, nagu, et, aga see oli, ma arvan, võib-olla see adapteerumise või selle embrace imise hetk, et siis ma olin küll, et okei, teate, et ei sobi teile, see on teie asi ja ma leian endale uued sõbrad ja palju laedamad sõbrad ja et mingist hetkest sa pead selle piiri tõmbama, sest vastasel juhul nagu ongi, et sa oled nagu kaoses lihtsalt.